kuidas sa oma päevi veedad, määrab ära sinu edukuse. Helgi! Teisel koolituspäeval olin ma absoluutselt kindel, et ma tulen coaching'usse. Mina olen praegu teel Helsingisse ja sa usud või mitte, aga Helsingisse üle 18 aasta olen ma teel Helsingi poole ja ma saan seal kokku oma vägevate inimestega, kes mul on coaching'us, kes on avanud seal omale ettevõtteid. Ma lähen nendele külla. Mida sa teed täna selleks, et sinu elu oleks parem, kui ta oli eile? Kalevan kadu 33. Inimene siis, kui ta saab aru, et vana enam ei toimi, aga ta ei oska üksinda edasi minna. Siis on vajalik leida endale keegi, kes sulle sinu mõtteid tagasi peegeldab. Et sa saaksid aru, jah, ta ei ütle sulle, kuidas sa pead, aga ta analüüsib sinuga koos ja sa jõuad kindlasti ise kõige parema tulemuseni, sest sina ise oled oma elu seadja. Ma tean täna, mis ma tahan ja ma tean, et ma saan seda saavutada tänu selle coachingule. Lahendus peitub meis endas. Väga super. Kuidas saab veel paremaks minna? Elu on fantastiline! Fantastiline! Säde oli olemas, et see ei ole päris see, mis ma tahan, et mingit muutust on vaja. Ja mingi asjalik suunamudija võiks teed näidata. Suunamudija! Nüüd ma olen suunamudija! Sa tulid kõigepealt üksinda, siis mees ei tahtnud väga kaasa tulla. No mees arvas, et no mis asja sa nüüd siis räägid, et mingi... Et eks ta algul ikka oli skeptiline, aga siis teisel päeval oli ta esimene vist, kes seal oli, kuidas me sinna tagasi saame. Sa tulid ja tegid väga häid tulemusi kohe. Jah, 3 kuuga olidki 10-kordseks kasvanud. Kelle idee see oli? See on meie pere naispoole idee. Facebookis, Instagramis on selline koht nagu hea sõnajõud. Ma rääkisin Triinuga ennem ja siis tulite te kahekesi rääkisime ja siis te olite, okei, teeme ära selle. Ja ta küsis mul korra, et selle coachinguga, et siin tuleks esimene kord, et lihtsalt räägi Karmoga telefonis, vaatate, kas te nagu klapite või üldse saate omavahel suheldud kuidagi. Siin on ainult võita, et teeme ära. Me saame aastas päris mitu korda kokku coachingus olevate inimestega. Jaanuaris olime Hispaanias, siis olime Pärnus, nüüd saame kokku veel ühes huvitavas kohas Eestimaal, mis on väga luksuslik. Ja juba novembrikuus saame kokku Tais, need 20 inimest, nädal aega luksuslikus villas, privaatkokaga, hommika, õhtu ja lõunasöögid, kõik asjad toimuvad. Nii et kõik on võimalik, tuleb lihtsalt tahta.